see teema tegelikult on väärt eraldi raamatut, aga ma üritan anda sellise kerge ülevaate nendest meetmetest ja nendest sammudest, mis liivi keele säilitamise ja ehk ka elustamise alal on tehtud. Kui nüüd liivlastest lühidalt rääkida, siis 13. sajandil asustasid liivlased pea poole kolmandiku Lätimaast ja liivlastel on ka väga suur mõju Läti ajaloole, läti keele kujunemisele, aga üle 1000 aasta kestnud assimilatsiooni vältel 20. sajandiks liivlased olid jäänud alles vaid 12 külas Põhja-Kuramaal ja juba 19. sajandil hakkasid sellised tõsisemad liivikeele uurimused ja ilmusid ka esimesed liivikeelsed raamatud, kui tegelikult 19. sajandil võib öelda, et rohkem seda liivikeelt üritati talletada, kui et seda üritati just nimelt teadlikult säilitada, et olid teatud katsed nagu näiteks Jaan Prints, kes oli üks nendest raamatute tõlkijatest, kes üritas anda selle liivikeele edasi, nagu ta ise ütles, et kuna ta oli veendunud, et liivikeel kaob, aga ta tahab anda edasi võimalikult ilusa liivikeele ja ta tegeles päris palju selliste uute sõnade loomisega ja ausalt öeldes tekitas teadlastele päris palju probleeme, sellepärast et nad ei suutnud väga hästi eristada neid välja mõeldud sõnu, keele rikastamiseks mõeldud sõnu nüüd päris liivisõnadest. Teadlikum liivikeele säilitamistöö algas alles aastal 1920, kui Liivi randa saabusid Lauri Kettunen, tollane Tartu Ülikooli Läänemere soome keelte professor ja tema õpilane Oskar Loorits. Ja see toimus, kuna see toimus peale esimest maailmasõda, siis neil oli teatud kahtlusi, kas liivlasi üldse enam on olemas ja nad muidugi olid väga rõõmsad, kui nad nägid, et liivlased endiselt on, nad jätkavad elamist ja rääkides nüüd nende liivi horitlastega, nad vaimustusid sellest niivõrd, et nad hakkasid tegelema sellega, mida nad ise nimetasid õilsa või püha liivlaste säilitamise tööga. See endast kujutas päris mitu erinevat meedet, mida nad ka hakkasid peaaegu et kohe rakendama ja siin oli esimeseks probleemiks oli see, et puudus liivikeelsed väljaandeid, nii et nad panid aluse sellistele väljaannete koostamisele. Lisaks sellele oli järgmine muidugi oli see, et oli vaja liivikeelt ka mingil moel lõpetada, sellepärast et enne seda polnud tehtud ja seda ka suhteliselt kiiresti, kusjuures Läti riigi abiga sellega saadi hakkama ja liivikeelt hakati õpetama juba rannakoolides. Lisaks sellele veel üks nendest mõtetest oli muidugi Liivi liidu ehk liivlasi ühendava sellise kultuuriühingu loomine, kelle ülesanneks oleks samuti tegeleda liivi keele säilitamise ja arendamisega. Veel üheks mõtteks oli ühise liivi omavalitsuse loomine. Kuna need liivi ala juba sellel ajal oli jagatud kahe omavalitsuse vahel, siis mõte oli see, et tekitada mingisugune liivi omavalitsusüksus, mille siis liivi keel oleks olnud kas enamuses või läti keelega enam-vähem samaväärsel tasemel ja selliselt tagada sellist võib-olla keelekasutust juba omavalitsuse tasemel. Paraku see mõte, mis oli iseenesest väga hea, kukkus nende samade inimeste tõttu läbi, sest hakkasid levima igasugused sellised toredad kuulujutud, et liivlased võiksid selle omavalitsuse loomise järel ühineda Eestiga, selliselt blokeerides pääsu Riia lahele. Ja muidugi ta on arvestades selleaegseid 20. aastate alguses olevaid piiri lahkarvamusi Eesti ja Läti vahel, sellised teated muidugi kohe panid selle projekti kinni. Veel üheks meetmeks, mida kasutati ja suhteliselt palju terve sõdade vahelise aja vältel, oli liivi noorte koolitamine väljaspool Lätit, Eestis, Soomes ja siis pärast saatmine tagasi. Ja samas ka mõningaid liivi noori koolitati seal samas ka Lätis. Et see mõte oli see, et tõsta see keskmine intelligentsi tase ja läbi selle nagu tagada seda, et või anda keelele mingit prestiiži. Need tegelikult päris paljud need meetodid, ja kui nii võtta, kui vaadata seda
nende tegevus 20-ndatel, 40-ndatel, siis tegelikult see on selline suur rahva päästmise eksperiment ja need meetodid, mida töötati välja seal, tegelikult nad on ju päris palju ka kasutusel ka tänapäeval, kas või näiteks soome-ugri tudengite toomine Eestisse õppima ja Soome. Nii et tegelikult need saavad alguse just nimelt siit. Kõige olulisem tegelikult keele säilitamisel, mida nad tegid, on mõnevõrra jäänud tähelepanuta, sellepärast et tegemist on ikka ühe väga pisikese asjaga, kuid mis muutis kogu selle liivi keele olukorra sõdade vahelisel ajal. Selleks oli Oskar Looritsa artikkel päris esimeses liivi lugemikus, millest ta kirjutas sellist fraasi, et meie liivlased ei ole mitte nüüd see väike rahvas, mis elab Läänemere Soome kaldal, vaid me oleme osa sellest suurest liivi rahvast, mis 13. sajandil asustas pea kolmandiku Lätist. Ja see on nüüd see pöördepunkt, mis tegelikult ühendas seda liivi olevikku liivi minevikuga, mis andis inimestele väga tugevat motivatsiooni ja seletust sellele, et miks seda keelt on vaja, mida see keel tähendab. Ja teine asi koos sellega oli ka see, et nende teadlaste enda kohal viibimine juba oli nagu tõestuseks sellele, et see keel on oluline, et seda keelt on vaja osata, on vaja edasi kanda. Ja need ekspeditsioonid, kus käisid väga erinevad teadlased, nad jätkusid 20. 30. aastate vältel ja need teadlased muudkui tulid, olid nii keeleteadlaste ekspeditsioonid kui ka etnograafide ekspeditsioonid, aga see juhtmotiiv oligi just see üks artikkel, mis tegelikult pani paika nüüd selle edasise suhtumisse, mis siiamaani on tegelikult see liivluse üks põhikomponente ongi just see mitte niivõrd palju see keeleväärtus tänapäeval, et selle seos Läti ajalooga, liivi ajalooga ja sest kui me vaatame nüüd ajas tagasi, siis liivlastega ju algabki Baltimaade ajalugu läbi Liivimaa Henriku kroonika. Ja teatud mõttes see üks artikkel sellel on samasugune roll liivi keele säilitamisel ja liivluse säilitamisel kui Kalevalal Soomes, Kalevipojal Eestis või Laatšplesis Lätis. Selle illustratsiooniks võiks lugeda ka sellise Lauri Kettuneni umbes samal ajal kirjutatud luuletuse rida, mis liivi keeles kõlab nii, et tõval täs moos mäd rouvanad juurd, mäd keelum vanim, mäd sugud suurt. Ehk siis sügavalt siin maas meie rahval on juured, meie keel on vanem ja meie sugulased on suured. Ja see põhimõtteliselt, see oli selline fraas, mis ka paljudes liivi taludes oli ära tikitud ja seina peale pandud, et nagu juhtmotiivina. Ja nüüd 20. 40. aastate keele säilitamiskatsed jätkusid, kuid nagu ajapikku, kui nüüd me vaatame tagasi, siis on näha, et päris paljusid probleeme ka oli nendega. Seesama noorte väljaõppe õpetati 20. 30. välja umbes 40 erinevat noort, aga nendest vaid väike osa tuli tegelikult ka tagasi Liivi randa ja jätkas midagi tegema, et väga paljud läksid kas Riiga või Ventspilsi juba tööle. Paljudel oli selline probleem, et see Eestis Soomes omandatud diplom ei võimaldanud neil leida töökohta Lätis, et nad lihtsalt pidid nagu tegema järelõpet või ümberõpet. Keele õpetamisega oli samuti probleeme, sellepärast, et esiteks puudus metoodilisi vahendeid, liivi keelt ei olnud enne seda õpetatud. Teiseks oli ka probleemiks see, et ei olnud õpetajaid ja ka õpilaste tase oli väga erinev. Nii et väga suures osas seda liivi keele õpet, mis oli valikainena 20. 30. Ta tugines põhimõtteliselt sellise algaja õppele, aga suurem osa need liivi lapsi, kes tollal oli, et need tegelikult olid juba sellest algaja tasemest välja kasvanud. Ja sageli oli selline olukord, kuna ka Eestist Soomest tulid jõuludeks kingitused,
nendele, kes on õppinud aasta vältel liivi keelt, siis just enne jõule järsku tekkis hästi palju lapsi, kes õppisid liivi keelt ja pärast jõule nagu see arv väga järsult langes. Aga ajapikku seda muidugi probleemi üritati lahendada, sest hakkasid ilmuma raamatud ja tekkisid ka õpetajaid juurde, nii et tegelikult 39. aastaks oli juba tõesti väga hea olukord selle liivi keele õpetamisega ja edasiandmisega, aga siis tuli muidugi teine maailmasõda. Teine maailmasõda tähistab juba hoopis uut sellist vahemikku liivlaste elus, sest ja veel tähendab üritati ka töötada välja selliseid grammatikatermineid või õpikuid koolide jaoks, aga mõned asjad jäid lõpuni tegemata. Teine maailmasõda tõi päris tõsiseid muutusi, kuna liivlased asustasid 12 rannaküla, nende põhitegevusala oli kalastamine. Pärast teist maailmasõda loomulikult olid paljud kas lahkunud läände või läinud Siberisse, aga siiski nagu liivlastel ise loomulikult väga palju tuli tagasi sinna Liiviranda elama uuesti. Aga praktiliselt kohe 50-ndatel juba kehtestati kogu Liiviranna alal piiritsoon ja see tähendas seda, et see liivlaste põhitööala, milleks oli kalastus, sai võimatuks, kuna ei saadud minna merele ja seetõttu väga paljud või suurem osa liivlasi lahkuski, läksid elama kas Riiga, Ventspilsi või teistesse Läti kohtadesse. Ja kuna see kalastus läks ära, siis sellele järgnesid ka kõik teised võimalikud töökohad nagu postkontorid, kauplused, koolid ja nii edasi. Nii et tegelikult 50-ndatel aastatel ütleme selline liivirand või selline ala, kus seda liivi keelt sai kompaktselt räägitud, lakkas olemast. Et mõni hiljem päris paljud olid, nad kolisid nagu vanaduse põlve, siis kui nad jõudsid pensioni, siis kolisid sinna tagasi. Nii et mõned sellised keelesaarekesed säilisid päris pikka aega, et viimaseks oli Vaidi küla, kus oli 3 erinevat, suviti küll, 3 erinevat keelerääkijat, kellel tekkis selline väike keelesaarekene. Aga loomulikult ka sellel ajal liivlastel endil oli ka tähtis see, et säilitada seda keelekeskkonda, kuid arvestades seda, et nad elasid laiali, pluss veel arvestades seda nõukogude tausta, oli selline keele kasutamine või kokkutulekud keele kasutamise eesmärgil võtlemisi problemaatilised. Siin tuleks teha veel üks väike lisamärkus, et kuna pärast teist maailmasõda toimus see süsteemi muutus ja selline suhtumise muutus, et need rahvuslikud asjad jõudsid väga kiiresti, väga kaugetesse plaanidesse, siis tegelikult kõik emakeelsed liivlased lakkasid õpetamast oma lastele liivi keelt edasi. Põhimõtteliselt kõige noorem emakeelne liivlane oli selline, kes oli enne teist maailmasõda 16 aastat vana. Ja see on selline, siin on mitu aspekti, millega see on seotud, aga see põhiline on ikkagi see, et puudus see motivatsioon, puudus seletus, et miks see laps peaks seda keelt õppima, kui ta niikuinii elab Lätis, Läti keskkonnas, Nõukogude Liidus, mis tegelikult ja nende jaoks oli see nagu iseenesest mõistetav, aga meie jaoks see endiselt jääb nagu täiesti müstiliseks, kui see tõendab seda, et see keele kadumine ei võta sajandeid, et see võib väga kiiresti toimuda. Siin lihtsalt üks põlv võib väga kiiresti jääda vahele. 60-ndatel aastatel need liivikeele rääkijad selleks, et teha või moodustada mingisugust keelekeskkonda, leidsid väga omapärase meetodi ja selleks meetodiks oli sünnipäevad, sest põhimõtteliselt sünnipäev oli selline koht ja aeg, kus kõik said võrdlemisi vabalt kohtuda, kartmata, et need aetakse laiali. Ja sageli need sünnipäevad lõppesid selliste 50-60 inimesteliste pidudena ja järgmisel päeval muidugi kõik need peaosalised ka külastasid korrakaitseorganite maju, et anda aru, et mida siis räägiti ja ilmselt tavaliselt oli keegi, kes juba oli ette kõik jutustanud. Selleks, et selle probleemiga võidelda, juba 70-ndatel aastatel leiti selline lahendus,
kuna see asi muutus problemaatiliseks ja problemaatilisemaks, siis püüti leida mingisugune lahendus, kuidas sellega toime tulla. Ja 70. aastate alguses loodi Riias ja Ventspilsis paralleelselt 2 Liivi koori. Et nende koolide loomise mõte oligi see, et legaliseerida kogu see kultuurisuhtlus ja keele ja samas ka keelekasutus. Siis kui need koorid tekkisid, siis tegelikult need olid juba sellised nagu keelesaared Lätis, kus tõesti need inimesed, kes olid emakeelsed liivlased, tulid kokku, said rahulikult rääkida, rahulikult tegeleda oma rahvuslike asjadega ja see oli täiesti legaalne. Siiamaani jääb arusaamatuks, et mismoodi seda saadi teha sellel ajal. Sellepärast, et tegelikult need mõlemad Liivi ansamblid, mis loodi Riias ja Ventspils, siis nad mitte ainult ei olnud esimesed Liivi ansamblid, nad olid esimesed folkloori ansamblid Lätis üleüldse. Ja kogu see praegune Läti folkloori liikumine on tegelikult nendest välja kasvanud juba. Siis, kui nad asutati neid ansambleid, et seal olid mitte ainult vanema põlve emakeelsed liivlased, vaid ka paljud noorema põlve liivlased, keda sinna kutsuti siis osalemast ja siis tegelikult puutusid juba ansambli liivikeelne fraktsioon puutus kokku sellega, et tegelikult et need noored, kes tulevad, et keegi ei oska liivi keelt. Ja kusjuures ei oska isegi sellisel tasemel, et nad ei oska isegi seda hääldada. Nii et sellest punktist alates tegelikult tuleks rääkida mitte nüüd nii palju keele säilitamist, kui juba keele elustamisest. Ja nende ansamblite sees, et nad toimisid selliste väga heade kokkutulemiskohtadena kuni 90. aastateni välja. Seal praktiliselt kogu see Liivi kultuuriline elu toimus nende ümber ja seal toimus muuseas ka keele õpetamine. Samas, kui nüüd vaadata tagasi, siis tegelikult ka see keeleõppe, mis seal toimus ja keelekeskkond, mis seal toimis, kus oli võimalik seda liivikeelt kuulda, võimalik sellest ka vestelda ja seda kasutada, tegelikult ei kasvatanud juurde ühtegi uut liivikeele rääkijad. Põhimõtteliselt need, kes olid emakeelsed liivlased, need said seal oma keelt kasutada ja hoida. Nendele noorematele inimestele, kes tulid sinna laulma juba, kes Liivi järeltulijatele seda keelt õpetati, kuid samas mitte keegi ei õppinud seda ära sellisel tasemel, et oleks suuteline rääkima või suuteline suhtlema sellest. Ja nõukogude ajal ka ei olnud sellistel rahvuslikel asjadel piisavalt tõsiselt motivatsiooni. 90. aastatel olukord muutus ja järsku oli tegelikult juba see olukord, et motivatsioon oli, sellepärast, et 90. aastatel kõik need rahvuslikud asjad tulid väga oluliseks ja seda nii Lätile kui ka Liivile. Ja sellest ajast me võime tegelikult rääkida juba nendest inimestest, kes on seda keelt ära õppinud ja suutnud edasi kandma. 90. aastate alguses muidugi kohe taastati ka Liivi liit, ühiskondlik organisatsioon, mis siis võttis sellise keelekeskkonna funktsioonid või kultuurielu keskkonna funktsioonid üle. Selleks ajaks tegelikult olid need emakeelseid liivlasi oli veel suhteliselt palju, et kuskil 40 ringis. See oli 90. aastate alguses. Sest nagu ma ütlesin juba enne, et nagu uusi rääkijaid juurde ei tulnud, et tegelikult see jutt oli lihtsalt sellest, et see teatud fikseeritud arv muudkui langes lihtsalt inimeste suremise tõttu. Juba kuna Läti sai iseseisvuse, siis sai päris paljusid asju teha seoses nüüd liivlastega riiklikult tasemel. Ja kohe alguses Liivi liit hakkaski sellega tegelema, et põhimõtteliselt loodi ja see tegevus meenutas väga palju seda sama, mida tehti 20. aastate alguses. Esiteks oli see ühiskondliku organisatsiooni loomine, järgmine oli see valla tüüpi asja loomine või omavalitsuse üksuse loomine, milleks sai siis selline mitte omavalitsuse üksus, vaid selline kultuuri ajalooline ala, nüüdseks küll likvideeritud, mis kattis seda kõiki neid Liivi külasid ja millel oli 2 funktsiooni. Üks funktsioon oli hoolitseda Liivi ranna majandusliku elu eest ja sotsiaalse elu eest ja teine oli hoolitseda seda Liivi pärandi eest, kaasa arvatud keele eest. Kuna
kõigeks vahendeid ja jõudu ei jätkunud, siis tegelikult see organisatsioon põhitähelepanu pööras just nendele asjadele, mis on seotud nüüd kultuuri ja keelega. Kohe hakkas paralleelselt sellega, hakkasid Riias ka kohe liivikeele kursused pihta ja seda toimus ka Ventspisis, kuid just see, et selle organisatsiooni loomine, see andis nagu rahastuse ja andis võimaluse teha midagi natuke rohkemat. Ja läbi selle organisatsiooni siis hakkasid ilmuma mõningad liivikeelsed tekstid. Lisaks sellele hakati korraldama lastelaagreid suviti ja tehti muid selliseid asju ja tegelikult võib öelda, et nüüd tänu nendele 90. aastate alguse sellisele etniliste asjade või rahvusasjade nagu tõusule tekkis terve rida, muidugi mitte sadu, mitte ka 100 inimest, aga kes siiski hakkasid nagu selle liivi asjadega tegelema, kes hakkasid liivi keelt õppima ja tegelikult, kui me räägime nüüd tänapäeva nendest paarikümnest inimesest Lätis, kes on suutelised liivi keele suhtlemisel, suures osas on just see 90. alguse panus, 90. alguse, ütleme selline rahvusliku tunnetuse tõus ja see tegelikult ka seosel minevikuga. Tegelikult siin võib-olla kõik need asjad ei läinud nii edukalt, kui me oleksime tahtnud, sest tegelikult 90. alguses oli ka üks probleeme, oli ütleme selline majanduslikud probleemid, mis tegelikult väga paljudel lükkas seda liivluse või neid rahvuslikke elemente päris kaugele tagaplaanile. Nii et need asjad oleksid võinud tegelikult kulgeda palju edukamalt ja kuid samas selline olukord on nii, nagu ta on. Paar sõna ma võib-olla ütlen lõpetustena, kuna mul siin hakati aega ära keerama. Siis seda, et kui nüüd vaadelda seda liivi tänapäeva, siis võib öelda, et ja hinnata seda suurt liivi päästmiseksperimenti kokkuvõttena, siis on see põhiküsimus on, kas nüüd see eksperiment on olnud edulugu või on see läbi kukkunud. Ja ma tegelikult ütleksin seda, et see eksperiment vaatamata sellele, et meil ei ole sadu liivikeele rääkijaid, et meil peaaegu, et ei ole enam emakeelseid liivlasi, kuid samas see on edulugu, sest mõnikord on palju olulisem mitte võita uusi alasid, vaid lihtsalt hoida rindejoont ja ma kujutan ette, et me oleme ikkagi alates Kettunenist ja lõpetades tänapäeva tegelastega, et me oleme seda rindejoont hoidnud ja me oleme pikendanud liivlaste olemasolu vähemalt 100 aasta võrra ja kui räägitakse nüüd tavaliselt minu käest küsitakse, et miks need liivlased on nii vähe säilinud, siis tegelikult mida aeg kaugemale, seda rohkem on mõtlenud sellele, et see küsimus on tegelikult vale. Et õige küsimus peaks olema, kuidas liivlased on suutnud nii kaua säilida. Ja see on võib-olla selline õppetund, mida liivlastel oleks ka teistele õpetada, et me tõesti oleme kuidagi suutnud jääma sinna, kus me oleme ja meil endiselt on inimesi, kes on suutelised liivikeeles suhtlema, meil ilmub liivikeelset kirjandust ja tegelikult ma kujutan ette, et see tänapäevane tehnika areng, mis paljudel võib-olla tundub ohustavat, siis õige kasutuse juures seda tehnikat saab kasutada positiivsel viisil. Me oleme seda püüdnud ka liivi osas teha, sest tegelikult just see, et liivlased elavad laiali mööda maailma ja laiali mööda Lätit, et just internet on see, mis toob neid vahel kokku. Ja me just väljas rääkisime enne seda konverentsi sellest, et tuleviku igasugustest visioonidest ja ma kujutan ette, et võib olla mõni kaunis päev 10-20 aasta pärast tekib mingisugune selline väike kala, mis pannakse kõrva ja iga inimene saab rääkida seda keelt, mida ta tahab ja kõik saavad aru ja vastupidi. Et sellel positiivsel noodil ka lõpetame. Aitäh!